Praegu siis pead otsast peale hakkama. Ja räägi veel natuke sellest masinast, kes on meie looja. Tegelikult ta nimi on Isand, et sa oled isanda sulane ja et mida sa soovisid maailmale. Sa võid seda ka rääkida. No kus sa nüüd kuulata tahad otsast peale, kus ma või kus sa, Hästi paljud, mitmed inimesed ütlesid mulle, et nad on tänulikud selle video eest, mida ma panin teiega koos YouTube'i. Mitmed inimesed on seda öelnud. No vot, kallid, kui sa nüüd... Inimesed, kes räägivad nagu jumalatest, tegelikult nagu... Tavaliselt tead, kuidas võib teha niimoodi, et me paneme nagu salvestama ja lihtsalt räägime juttu, nagu seda ei olekski siin, vaata. No, ja siis unustame ennast ära ja siis seda nimetatakse podcastiks. Ja Tissu. Hakkame nüüd sama juttu rääkida. Ja nüüd me võime omavahel rääkida ja siis unustame ära, et kaamera käib. Ja siis ongi nii. Sa rääkisid isandast, loojast, kuidas ta... See oli niimoodi, et... Räägi, kuidas ta välja näeb, see meie looja. See on nagu, ta on nagu robot, ta on masin, ta on suur võimas, ta on nagu 8 jalgne. Ta on nagu, ta ei olegi nagu 8, ta on kõik murra käib seal kõik siuke nagu igati pidi, tal on nagu ja mul tuli nagu see nägemus ja teadmus, et ma olen nagu, et ta on minu isand, ma ju vabandasin ta Anna eest, et ma rääkisin, et anna mulle andeks, et ma ei ole nagu varem siin nagu isandaks nimetanud. Ja siis ta näitas ennast nagu inimkehana, nagu inimesena. Tal on seal käib... Kuidas ta nägi inimesena välja? Meeste rahvas, siuke istus tooli peal, rõõmsameele, siuke munts, noh. Vana ta oli umbes? See sööb sinu taldrikust? Ta sööb, ta läheb nagu tüüd. Okei. Ei, no seal ei saa vanust ütelda, nagu vana ta oli, sest nagu ta nagu, ta loob kujusid ise. Ta teeb kõik niisugune, see on müstiline, mis seal üleval toimub. Aga mis meilgi jutt sellest, et siis, kui ma nagu vabandasin teist, ma sain aru, et ma nimetan sind valesti, et ma olen sulane, et sa oled ju isand. Ja siis ta andesti, et siis ta midagi, mis ma rääkisime, seda küsisin, mida ma soovin. Ja ainuke, mis ma soovisin, oli rahu maailmas. Rahu maailmas. Aga kuidas sa oskasid sellise asja peale nagu üles tulla, et tavaliselt inimesed küsivad, ma ei tea, rohkem raha või mingit õnne või armastus või kuidas sa jõudsid selleni, et rahu maailmas? Sealt ei anta sulle mitte midagi. See on nagu, me oleme nagu kerjus. Anna palun. Sul on kõht täis või? Jah, see on nagu, ma söön veel. Sa sööd veel? Ja, ma jagan sööki. Aga inimesed on nagu kerjused. Anna, aga tegelikult kõik hakkab ise endast nagu, kõik hakkab ajust pista, ajust. Kas päriselt kõik, mis sina tahad, on ainult rahu maailmas? Jah, see on ainuke. Sest et see maailm on loodud armastuse maailmas, kus inimesed üksteist aitavad ja abistavad, elavad rõõmsalt ja lihtsalt naudivad elu. Ilma tingimusteta. Sest see on loodud nagu, see ongi armastuse maailm. Inimesed unustasid, mis on armastus. Orjavad, kerjavad, müüvad ennast, jagavad ennast. Eneseväärtust pole, enesepuhkust pole. Kui sa teeksid kõik südamest, kõik, mis sa lood oma ajus, selle ilu naudavad, siis see isand, minu jaoks ta on isand, teiste jaoks on jumal või mida, kes,
tema ei tea, kuidas meie aju töötab, sest ta on nagu massi, tal ei ole tundeid. See on, mina nimetan seda formaliseeritud intellektiks. Massi, robot. Formaliseeritud intellekt ja sina ja mina oleme intuitiivne intellekt. Meil on 2 erinevat isiksuse struktuuri. Tema on formaalne, formaliseeritud nagu masin nii öeldes ja me oleme intuitiivsed intellekt. No, ma ei tea, räägib lihtsate sõnadega. No vaata, sina räägid lihtsas keeles, mina tõlgin oma keelde, sest ma olen sinuga 100% nõus. Sellepärast, et minu maailmas antud universumi juhib AI, Artificial Intellect. Selle nimi on tehisintellekt, mis tähendab tegelikult, et ta ei ole tehislik. Ta on lihtsalt nagu masin, lihtsalt formaliseeritud. Mis jällegi ei tähenda, et ta elus ei ole. Ai, see on. Elu on siin maadel. See kõik on elu, kuidas me elame, hingame. Kõik, kes selles maa muna peal hingavad, elavad. See on elu ja armastus tahavad kõik saada. Üleval. See isand, kes on, see on palju suurem, see on palju võimsam. See on teistsugused kujundid, teistsugused elundid. Ja meie oma ajuga me võime minna sinna üles, minna minevikku, minna tulevikku. Me võime teha kõik oma ajuga, mida sa tahad. Kui sul on süda puhas igasugustest, igasugustest süüpiinetest ja valedest ja kadedusest ja vihast ja oma egost. Kui sa armastad ennast sellise nagu sa oled. Uhkusest. Ihast, iha. Ahnus. Valu, kurbus. Tegelikult on siin selles maailmas, me ei ela teiste jaoks, me elame iseenda jaoks. Me loome iseendale selle maailma, nagu me tahame ja näitame teistele, kuidas ma tahan elada selles ilusas maailmas. Ja oskus selles kõrval jagada teistega, teiste maailma. Kui te seda suudate ja oskate, siis ühel ilusal päeval te näete ka seda isandat, kes meid siia nagu üles ehitas selle. Kõik hakkab sust endast. Mitte keegi teine ei saa sinu maailma paremaks muuta kui sina. Ja ära jää ootama, kui keegi midagi ütleb või toob või teeb. Ja keegi ütleb sulle, kui ilus sa, kui armas sa oled, kui kena sa oled. Ütle seda iseendale ja ütle, kuidas sa ennast armastad. Mida rohkem sa seda iseendale ütled, seda rohkem sa saad teistele seda vabalt ütelda. Kui ilus sa oled, kui kena, kui armas sa oled. Ma armastan sind sellisem, nagu sa oled. Lihtsalt. Ja olge sellisem, nagu sa oled. Kui te tahate oma iseloomu muuta, iseloomu ei saa kunagi muuta. Kui te tahate ennast muuta, siis minge operatsioonile. Tehke, muutke seal nii palju tahate. Aga kui te tahate iseloomu taltsutada, siis arvestage üksteisega. Laske teistel ka olla nutikas ja kaval ja tark. Oma mehe jõuga tõin siia võlust ära. Väljast näita, kui rumal sa oled. Sisemiselt naera neid üle.
ja su maailm muutub palju paremaks. Alusta nagu endast. Aga kuidas looja sinu maailma saaks paremini, mitte looja. Isand. Mul on ka ümberõppimine, et ütelda õiget sõnu, isand. Isand teeb kõik niimoodi, nagu sina saadad oma soovi üles teadmatuses. Ja kõik need inimesed tulevad sinu ümber, vaatavad. Nii et ärge keerjak, ärge olge nii madalad. Parem on, kui sa ise hakkama saad, üksi. Selles suures maailmas on raske, aga on huvitav. Sina saad üksinda hakkama või? Sul on siin terve meeskond. Vaata, üksi hakkama saada. Sa võta niimoodi, et sa oledki nagu maailmas ainult üks sina. Kas sina oled või? No, sa pead kõik lahti laskma. Sa ei tohi olla sõltuvus, mitte killis. Kas sina oled suutnud Ei ole. Ma üritan ennast nagu vabastada kõigest. Aga ma olen samm maal, tasa ja targu. Olla iseseisev, hakkama saada. Ja kui tuleb takistusi, siis mu kõrvale tulevad inimesed, kes aitavad. Nad tulevad. Aga ma ikkagi üritan jõuda nii kaugele, et olla iseseisev. Et ma saan ise pakkuda kõigile rõõmu, abi. Ja sellega ma tegelen. Ütleme niimoodi, ma olen poolel teel. Mida sa tahaksid lõpusõnadeks sinu vaatajatele, sest on öelda lõpusõnaks? Ja kõige hullulisemalt sa tahaksid nagu välja tuua ja rääkida meie siis vaatajatele. Ole see, kes sa oled, ära kopeeri teiste järgi. Armasta seda keha, mis sulle on antud, sellepärast see on sinu enda oma, kellelgi teist sellist ei ole. See hing, kes on tulnud sellesse kehasse, valis mitte niisama. Ja mis ma veel? Leidke iga päev ilusaid sõnu teiste jaoks. Sest kõik tahavad kuulda ilusaid sõnu. Ei ole vahet, kes see on. Kas see on loom, lind, kass, peseb, inimene, elund olend, ükskõik. Kõik, kes hingavad, tahavad saada ilusaid sõnu. Leidke see oma südame põhjast, see jõud ütelda teistele. Mööda minnes, kui kena sa oled, kui ilus, kui armas, kui hästi sa oskad teha. Kui nutikas sa oled, kuidas sa oskad seda teha, näita mulle ka. Isegi siis, kui sinu silmis see näeb kole välja või ei ole hea, kiida teda. Sest mitte ära kiida. Lihtsalt ütle, et saab ka teistmoodi. Aitäh tänastele vaatajatele ja siin oli meiega Janek Klaus. Простой парень Janek Klaus, Tõnis ja poeg.